Tere! Jätkame lugemissoovituste nimekirjade vahendamist, mille on kokku pannud oma eriala spetsialistid. Seekordse nimekirja on koostanud Tartu Oskar Lutsu nimelise linnaraamatukogu peaspetsialist Reet Moppel. Ja esimene video keskendub vanuserühmale 7–12. See on siis nimekiri, mida Reet Moppel soovitab lugeda 7–12-aastastel. Asume nende raamatutega siis lähemalt tuttava. Esiteks, Kollase rähni ordu. Kollase rähni ordu puhul on meeldiv avastus, et ERR on teinud sellest kuuldemängu, mida on ka nende kodulehel võimalik kuulata. Ja panengi sul hetkel väikese näite siis sellest kuuldemängust. Tillukeses majas, mida ümbruskonnas millegipärast kutsutakse Kollase rähni majaks, elab Heideke. Ta on juba üle 60. Tema nimi on Donna Benta. Kui mõni möödamineja näeb teda verandal istumas, käsitöökorv süles ja nina otsale vajunud prillid ees, mõtleb ta kindlasti, kui igav on elada niimoodi üksinda linnast väljas kolkas. Aga see, kes nõnda mõtleb, eksib. Donna Benta on maailma kõige õnnelikum Heideke, sest tema ümber elab ta armsal lapselaps. Ja. Nii et kui sa ei soovi seda raamatut lugeda, siis on võimalik sul seda kuulata ka kuuldajutuna. Nii et saad ise valida, kumba teed. Mina kindlasti soovitan sul ka raamatut lugeda. Läheme teise raamatu juurde, milleks on meisterdetektiiv Blomqvist. Jällegi üks Astrid Lindgreni raamatutest, väga kuulus. Ja ka selle puhul on meeldiv tõdeda, et on ka sellest raamatust tehtud kuuldemäng, nii et kui ka ei jaksa seda raamatut lugeda, siis on sul võimalik seda taaskord kuulata kuuldemänguna, mis on jällegi ERR-i kodulehel üleval. Kuulame ka sellest kuuldemängust väikese lõigu. Nicole, Eva-Lutta, Anders ja mina. Nojah, seda ma arvasin. Kui ma jälle lehtisin firmi palju unistan. Siis lahendas nad uut kriminaalmõistet. Tead, Kalle, lähme paneb punaseid roosi narvile. Kutsu Eva-Lutta ka kaasa. Eva-Lutta! Eva-Lutta, kuule! Lähme linna peale! Nii. Sina küll praegu linna peale minna ei tohi, kui tahad kuulda või lugeda, mida tegid linna peal meisterdetektiiv Blomqvist tema sõbrad, siis võta see raamat ette või see kuuldemäng ning kas kuula läbi või loe läbi. Läheme kolmanda raamatu juurde, milleks on Kuldvõtmeke ehk Buratino seiklused. Jällegi väga-väga kuulus teos, väga põneva ajalooga teos. Nimelt Kuldvõtmeke ehk Buratino seiklused on kirjutatud Aleksei Tolstoi poolt, kuid kuulus vene kirjanik ei ole seda kirjutanud mitte päris ise algusest lõpuni või ta on küll seda kirjutanud ise, kuid ta on inspiratsiooni selle raamatu kirjutuseks saanud Carlo Collodi teose Pinocchio seiklused raamatust. Nii et kirjanikud teinekord ka laenavad teineteiselt ideid. Nii ka Tolstoi siis Buratino seikluste kirjutamisel laenas motiivi või kirjutas Pinocchio seikluste motiividele oma raamatu. Ja Pinocchio ja Buratino on loomulikult mõlemad väga kuulsad teosed, millest on tehtud palju filme, sarju ja kõike muud. Näiteks meie enda Eesti kuulus lasteekraani saade Buratino ja Buratino tegutseb jälle, mille tunnuslaulu võime nüüd natuke kuulata. Tooge kõik kaasa! Ilm on selge, see on selge. Varsti on mul aabid selge. See on juba väga hea. See on tõesti väga hea. See on lausa väga hea. Väga hea. Ja minust ei saa laiska.
ja kes oskab vene keelt, siis nendel on võimalus vaadata ka täispikka filmi Buratino seiklustest. Nimelt YouTube'is on olemas venekeelne versioon Buratino seiklustest. Kindlasti soovitan neile, kel vene keel suus või kellel on võimalus kas emalt või isalt tõlkimisel abi paluda. Panen ka siinkohal väikese jupi selle filmi algusest ja tunnusloost. Nii et kui sa vene keelt ei pelga, siis soovitan kindlasti ära vaadata selle terve filmi. Aga läheme jällegi oma nimekirja juurde tagasi. Ja 4. kohalt leiame raamatu 3 paksu. 5. kohalt leiame raamatu Rohelised maskid. Rohelised maskid on väga põnev raamat seetõttu, et on hästi-hästi ajakohane ka praegu. Kuigi tegemist on kaunis vana raamatuga. Ja miks? Kohe seletan. Nimelt raamat Rohelised maskid on Holger Bukki 1960 aastal ilmunud noorsoojutustus ja räägib see lastest, kes mängivad inimesi, kelle nimed on L ja R. Ja keegi alguses ei tea päris täpselt, miks nende inimeste nimed on L ja R. Kuid hiljem saadakse teada, et L ja R-iga tähistatakse inimesi, kes on looduse rüüstajad. Ja nende tähtedega märgitakse paljusid kahjuks. Ja maskid teevad seda looduse nimel ja lõpuks saadakse teada, kes on rohelised maskid. Ehk siis raamat, mis räägib juba 1960 aastal looduse reostamisest ja loodushoiust. Nii et kindlasti ka väga ajakohane praegu, kui on käimas kliimastreigid. Neid küll praegu ei käi, sest et on liikumispiirangud, aga ennem käisid. Kui noored käisid tänavatel ja nõudsid suuremaid meetmeid kliimakriisi lahendamiseks, siis juba 1960 on ka sel teemal noorsookirjandus, lastekirjandust ilmunud, nii et kindlasti soovitan lugeda. Järgmiseks raamatuks, ehk siis viimaseks selles nimekirjas on Kadri Kasuema, mis on väga-väga kuulus Eesti teos, Silver Annamaa kirjutatud. Ja mis teeb selle raamatu eriliseks on see, et lisaks sellele, et ta on väga hea raamat, on selle põhjal tehtud ka Eestis üks telefilm, mille nimi on Naerata ometi. Ja siinkohal mängin sulle Naerata ometi treileri. Seda küll täispikkuses kahjuks netist pole saadav, kuid kui osta DVD, siis kindlasti on võimalik seda filmi ka vaadata. Tere, kes sa oled? Sa oled lasta just jalga. Tagasi ma siin enam ei lähe. Ta ei lähe lasta kodust tagasi. Kuidas sa sinu tütar? Ära enam niimoodi tee. Kui sul on tarvis kodus ära käia, siis ütle, sulle antakse luba. Ega ma teie juurde ei jää. Niikuinii lasen jalga. Nii et kui oled läbi lugenud raamatu Kadri Kasuema, siis kindlasti soovitan ka otsida üles filmi Naerata ometi ning vaata ka see ära. Selline siis on veel kord nimekiri, mida soovitas 7–12 aastatele Reet Moppel Tartu Oskar Lutsu nimelisest linnaraamatukogust. Sellega tõmbame sellele nimekirjale joone alla. Järgmises videos juba Reet Moppeli soovitused vanusele 13 kuni
17.